See, mida kaua varjati, on lõpuks avalikuks tulnud ja mul on teile kaks uudist. Üks on hea, teine halb. Venemaa valmistab ette sõjalist operatsiooni Moldova vastu. Samal ajal murdsid Ukraina relvajõud läbi rindejoone ja vabastasid Ukraina alad venelastest. Selgus, et see toimus kindralstaabi käsul. Varjati ja ei kajastatud avalikult Ukraina relvajõudude edenemist rindejoonel. Sõjauuringute instituut kinnitas, et Ukraina väed vabastasid viimase poole aasta jooksul operatsiooni käigus ainult Aleksandrovski suunal 626 ruutkilomeetrit territooriumi. See on rindelõik Dnipropetrovski, Zaporižja ja Donetski oblastite piiril. Ja samal päeval avaldas New York Times suure uurimuse, milles öeldakse, et Venemaa põgenenud pankuri kaasabil, kes oli peaaegu Moldova pangandussüsteemi pankrotti ajanud, valmistab ette operatsiooni Moldova destabiliseerimiseks. Ja Vladimir Putini lõppeesmärk on maismaa koridor Venemaalt Moldovasse läbi kogu Ukraina lõunaosa. Ja neid plaane kavatseb Kreml ellu viia paralleelselt katsetega vallutada kogu Donbassi. Ja siin ilmuvad siseteadmised selle kohta, et peagi avaldab kindralstaap meile infot ka Ukraina relvajõudude edasiliikumise kohta Limani suunal. Kuigi kõik kaardid, näiteks Deep State, praegu sellest ei räägi. Üldiselt arutame neid kahte teemat ühes plokis. Minu nimi on Aleksei Petši. Enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Sõbrad, kontrollige kohe praegu, kas olete sellele YouTube'i kanalile juba tellinud. Alustame siis olukorrast rindel, sest seal tulid ootamatud uudised. Kui kogu tähelepanu oli suunatud kaugmaa löökidele Venemaa sügavusse, kui me kõik jälgisime seda, kuidas põlevad Wildberrysi laod ja naftatöötamistehased Venemaal. Sõjauuringute instituut andis konservatiivse hinnangu Ukraina juhtkonna esitatud andmetele. Eelvige teatas Ukraina relvajõudude peastaap ametlikult peaaegu 700 inimese, 50 ruutkilomeetri territooriumi ja 26 asula vabastamisest viimase poole aasta jooksul. Ja nüüd Sõjauuringute instituut kinnitas täpselt 626 ruutkilomeetrit. Samuti õnnestus Ukraina võimude andmetel tagalas puhastada Vene infiltraatoritest umbes 300 ruutkilomeetrit. Ja siin on kõige huvitavam osa. Ukraina projekt Deep State, millel, olen kindel, iga ukrainlane on kogu sõja jooksul silma peal hoidnud. Esmakordselt kajastas Ukraina relvajõudude edenemist oma kaardil alles hiljuti. Nagu selgus, ei tehtud seda varem turvakaalutlustel. Umbes 240 ruutkilomeetrit on märgitud kui täielikult Ukraina kinda kontrolli alla läinud. Ülejäänu on tähistatud kui hall tsoon. See tähendab, et sama Deep State projekt ei uuendanud kaarte meelega pikka aega, kuna Ukraina relvajõud tegelesid sel ajal hoolika tööga. Operatsioonis okupantide väljatõrjumise ja avalikus ruumis justkui ei olnud mingit Ukraina relvajõudude edenemist, sama väel kui Putin karjus kogu hingest, et venelased vallutavad seal iga päev peaaegu terve linna. Ukraina relvajõud viisid sel ajal läbi oma operatsiooni, aga avalik kokkuvõte ütles, et jah, suuri edusamme pole. Hiljem selgus, kui kindralstaabist anti lõpuks luba info uuendamiseks, tuli meil välja selline suur läbimurre. Ja siin on võrdlus, mis tõestab toimunu tegelikku ulatust. Sama perioodi jooksul jaanuarist augustini. Vene väed hõivasid kõigil rindelõikudel kokku 586 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi. See tähendab, et vähem kui Ukraina vabastas ainult ühel Aleksandrovski suunal. Ja siin seletavad Sõjauuringute instituudi analüütikud edu mitme teguri koosmõjuga. Ukraina juhtkonna operatiivse planeerimise täiustamine, kampaania Vene õhutõrjesüsteemide mahasurumiseks, keskmise ulatusega löökide tugevdamine Vene logistika vastu ja Ukraina eelistroonide kasutamisel. Samuti Starlinki võrgu blokeerimine Vene vägede jaoks. Järgneb tsitaat. Operatsioon näitab Ukraina võimet saavutada märkimisväärseid taktikalisi edusamme, kui taas kasutatakse piiratud määral mehhaniseeritud manöövergruppe rindelõikude kohalikel aladel. Nii selguski, et jah, mehhaniseeritud rünnakud toimusid samuti. Ja nüüd ilmus teade, mis muudab asja veelgi põnevamaks. Sõjauuringute instituut kirjutab, tsiteerin.
varsti tühistab Ukraina juhtkond ka keeldu Limani suunalise operatsiooni kajastamise kohta. Mõnede andmete kohaselt valmistuvad Ukraina väed linnast põhja pool asuvat Venemaa kontrolli all olevat teendit ära lõikama. Kordan veel kord. Lõik. Tegelik rindel toimuvate sündmuste avaldamise viivitus on nüüdseks juba, ilmselt mitu nädalat. Varem oli meil viivitus 1 päev. See tähendab, et see, mis toimus rindel, meil, ajakirjanikel, oli lubatud avaldada päev või isegi 2 päeva hiljem. See sõltus kõik operatiivsest olukorrast. Nüüd on Ukraina relvajõudude peastaabis ilmselt vastu võetud otsus, et seda avaldamise viivitust tuleb veelgi pikendada, et mitte segada Ukraina relvajõudude operatsioone rindel. Samal ajal on Vladimir Putin tõsiselt plaaninud Moldova vallutamist. Tõsi, praegu ei räägita veel tankide pealetungist, vaid pikaajalisest hübriidoperatsioonist. Kremlis on prioriteetide nimekirjas esikohal Ukraina vallutamine ja teisel kohal kontrolli kehtestamine Moldova üle, kirjutab New York Times. Viidates vestlustele aktivistidega, kes tegutsesid Moskva juhiste järgi ning Moldova, Euroopa ja USA kõrgete luureametnikega. Ja tuhandete dokumentide analüüsile, mis käsitlevad Venemaa katseid manipuleerida Moldova valimistega. Väljenda allikate sõnul loodab Vladimir Putin vallutada Ukraina lõunaosa, et luua maismaa koridor, mis ühendaks Venemaa otse Moldovaga. Kuni see pole juhtunud, juhib operatsiooni läänele orienteeritud Moldova võimude vastu presidendi administratsiooni juhi asetäitja Sergei Kirienko. Üks tema abilistest, Ilan Shor, kes on Moldovas mõistetud 15 aastaks vangi pettuse skeemi organiseerimise eest, mis võimaldas 2014 aastal varastada kohalikest pankadest $1 miljard. Shori Moskva ettevõtte dokumentide kohaselt enne 2025 aasta sügisel toimuvaid parlamendivalimisi värbas ta isiklikult üle 150 000 moldovlase, makstes neile häälte ja protestiaktsioonidel osalemise eest. See on peaaegu 5% kogu riigi valijate nimekirjast. See tähendab, et ta lihtsalt ostis ära 5% valijatest. Enne 2024 aasta referendumit Moldova ühinemise kohta Euroopa Liiduga, seesama Ilan Shor maksis 4 kuu jooksul ligi 38 000 niinimetatud aktivistile peaaegu $20 miljonit. Ja siin on üks huvitav moment. Shori heaks töötanud programmeerija hoidis nende kontaktide andmeid pilves avalikus kaustas ja New York Times kontrollis seda andmebaasi, võttes ühendust seal mainitud inimestega, analüüsides viiteid sotsiaalmeedia postitustele ja jälgides GPS-koordinaate kuni arendaja ettevõtte aadressini. Moskva lähedal Skolkovo innovatsioonikeskuse kõrval. See tähendab, et õnnestus jälgida selget rada, mis viib Moskvast Moldovasse ja tagasi. Aga poliitilise võitluse taustal valmistab Kreml Moldovas ette ka oma niinimetatud tituškasid, ehk siis palgatud pätte. Ukrainas saavad kõik suurepäraselt aru, kes need tituškad on. Need on sellised tasustatud tüübid, kes korraldavad pehmelt öeldes rahutusi. New York Times teatab, et ühes Serbia kaugemas piirkonnas avati laager, kus instruktoritele töötasid inimesed, kes on seotud Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi peavalitsusega ehk GRU-ga. 3 riigi eriteenistuste esindajate sõnul eesmärgiks oli moodustada löögirühmade tuumik, kes pidid Moldovasse tungima ja valimisi nurjama, kui poliitiline altkäemaks ei toimi. 2025 aasta suvel läbisid sellesse Serbias asuvasse laagrisse saabunud moldaavlased 4-päevase kursuse, mille hind oli $400. Harjutades politsei tõkete läbimurdmise ja hoonete süütamise oskusi, Moldaavia prokuratuuri ja osalejate telefonidest leitud videotes. On näha maskeerimisriietes ja kuulivestides inimesi, kes harjutavad automaatrelvadega. Sarnased laagrid tegutsesid Bosnias ja Moskva lähedal. Seal õppis üle 100 noore moldaavlase süütepommide ja oma tehtud lõhkeainete valmistamist ja kasutamist. Samuti droonide juhtimist spetsiaalsete lõhkeainete või süütamiseks mõeldud kinnitustega. Sellest räägitakse Moldova prokuratuuri materjalides. Õpe toimus taas GRU kontrolli all ja seda kinnitasid 2 lääne luureteenistuste töötajat. On ka soovitusi. Kuid ootamatu detail kogu selles Putini erioperatsioonis on vaimulike värbamine. Alates 2024
Aasta suvest kutsuti Moldovas teenivaid Vene õigeusu kiriku sadu vaimulikke Venemaale väidetavalt pühapaiku külastama ja kohtuma võõkjuhtkonnaga. Kõike seda esitati nii, et jah, vaimulikud lähevad pühapaiku vaatama, suruvad kätt ilmselt Kundjaevile ja nii edasi. Enne tagasipöördumist anti igale sellele vaimulikule allkirjastamises leping, kus ta märgiti Kremliga seotud organisatsiooni Euraasia töötajaks. Ja just seesama Shore kuulub selle organisatsiooni järelevalve nõukogusse. Pärast selle lepingu allkirjastamist, pärast Euraasia organisatsiooniga liitumist, said vaimulikud kaardi. Promsfjaz-banki kaardi, mis teenindab Venemaa sõjatööstuskompleksi ja omab Soroka 49-le Shora A7 ettevõttele, mis loodi lääne sanktsioonide vältimiseks krüptomaksete kaudu. Umbes $1000 eest pidid vaimulikud oma koguduse liikmete seas läbi viima agitatsiooni Moldova Euroopa Liiduga ühinemise vastu. Nad pidid koguduse liikmetele selgitama, et see pole Jumala tahe, et Moldova liituks Euroopa Liiduga. Aga juhtus nii, et osa nende kursuste osalejatest peeti Serbias kinni süütepommidega otse valimispäeval. 28. septembril 2025. Moldovas Moldova prokuratuur ja õiguskaitseorganid tegutsesid ideaalselt. Lõpuks, kui neil ei õnnestunud korraldada suuri diversioone ettevalmistatud aktivistide abil, läks Venemaa üle otsestele rünnakutele. Selle aasta märtsis tulistas Venemaa Ukraina hüdroelektrijaama, mis asub Moldova piiri lähedal, ning see tõi kaasa veesüsteemide saastumise mõlemas riigis. Seejärel tabasid Vene droonid Lääne-Ukrainas kõrgepingeliini, mille kaudu Moldova saab kuni 70% oma elektrienergiast. See põhjustas tol korral Moldovas ulatusliku elektrikatkestuse. Euroopa Liiduga ühinemise pooldajatel ja presidendi Maia Sandu parteil õnnestus 2024 aasta 24 ja 2025 aasta 25 plebissiitidel napilt võit, peamiselt muide tänu välismaal elava diaspora häältele. Kuid nagu Kišinjovis tunnistatakse, mängib Moskva pikaajalist mängu. Ja veel viimane tänase päeva akord, mis näitab kogu selle pingelise olukorra hinda Venemaale endale. Vene aktsiaturg lõpetas reedel kauplemise suurima päevasisese langusega alates 26. septembris 2022. See tähendab päeva, mil Venemaal kuulutati välja mobilisatsioon. Moskva börsiindeks kaotas 4,3% ehk 250 miljardit rubla kapitalisatsiooni arvestuses. Kolmapäevast reedeni langes indeks. See langes 3 päevaga peaaegu 8,5%, kaotades poole eelneva pooleteise kuu jooksul kogunenud kasvust. Langust seostati otseselt Venemaa välisministri Sergei Lavrovi avaldustega, et sõda Ukraina vastu ei ole võimalik külmutada. Ja ähvardustega vastata Ukraina relvajõudude rünnakutele karmimate meetoditega ning isegi ähvardustega rünnata Euroopat, samuti Venemaa välisministeeriumi keeldumisega Ukraina pakutud vaherahust. Muide, sellest rääkisin ma eelnevates saadetes, nii et kui te pole neid näinud, siis minge ja vaadake. Siiski viitab üha enam sellele, et Venemaa valmistab siiski Euroopas operatsioone ette, hoolimata sellest, et see läheb Venemaale endale aina kallimaks ja kallimaks. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laikida. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head. Järgneb jätk.